Tere tulemast Tallinna Majanduskooli. Tallinna Majanduskool on asutatud 1906. 118 aasta jooksul on kool kandnud 42 nimetust ja läbi ajaloo oleme pakkunud nii kutse- kui kõrgharidust. Alates 2016 oleme pakkunud 5. taseme kutseõpet ja alates selle aasta sügisest tuleb meil uus 4. taseme jätkusuutliku ettevõtluse korraldus rakenduslik keskhariduse õppekava. Meie koolis on umbes 1800 õppijat. Üle 30 000 vilistlase ja 240 töötajast on meil 200 õpetajat. Meil on enam kui 1000 praktikapartnerit iga-aastaselt ja 16 tasemeõppe õppekava, erineva pikkusega tasulised täienduskoolitused, Euroopa Sotsiaalfondi programmi tasuta kursused täiskasvanutele ja väga suur sidusus töömaailmaga, ehk siis meie õpetajad on oma valdkonna praktikud. Meil on 3 õppetooli: ärinduse, turunduse ja administratiivtöö. Mina, Anneli Kandelin, olen administratiivtöö õppetooli juht. Miks tulla õppima andmekaitsespetsialistiks? Andmekaitsespetsialist järgib andmekaitsenormide rakendamist, tegeleb personali teadlikkuse tõstmise ja koolitamisega valdkonnas ja viib läbi vastavaid auditeid. Lisaks annab nõu ka seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ja teeb koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga, olles tööandja kontaktisikuks. Peale andmekaitsespetsialisti jätkuõppe lõpetamist on sul võimalus töötada nii avalikus kui ka erasektoris andmekaitsespetsialistina. Mis on need valdkonna olulised märksõnad? Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on asutustel ja ettevõtetel teatud tingimustel vajalik määrata andmekaitsespetsialist. Ja seda nõuet kohaldatakse kõigi avaliku sektori asutustele ja organitele, olenemata sellest, milliseid andmeid nad töötlevad. Samuti organisatsioonidele, kes oma põhitegevuse raames jälgivad füüsilisi isikuid süstemaatiliselt ja suures ulatuses või kes töötlevad isikuandmeid eri liikide suures ulatuses. Ja ka juhul loomulikult, kui isikuandmete kaitse üldmäärusega andmekaitsespetsialisti määramist tingimata ei nõuta, võivad organisatsioonid mõnikord leida, et vabatahtlik nimetamine tuleb ikkagi kasuks. Andmekaitsespetsialist õpib Tallinna Majanduskoolis 1 aasta. Tegemist on 5. taseme kutseõppe jätkuõppega. Ja sessioonid toimuvad meil 2-3 nädala tagant, teisipäevast kolmapäevani või neljapäevast laupäevani. Võtame vastu 1 rühma andmekaitsespetsialiste. Ja õppekava maht on 45 EKAP-it, ehk 1 EKAP vastab 26 tunnile õppetööle. Ja ütleme nii, et 1 EKAP on suurusjärgus 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Ülejäänud on iseseisev töö. Antud õpingute raames on vaja teha ka praktikat, 15 EKAP-it, ehk see on kuskil 8 nädalat töökeskkonnas. Ja lisaks valikõpinguid 7 EKAP-i väärtuses. Vaatame korra tasemeõppe õppekorralduse eeskirja. Kontaktõppe koolis toimub ajavahemikul 8:30 kuni 20:40. Me teeme ka päris palju e-õpet, seega võib see e-õpe alata varem või peale 20:40, ehk vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võime kontakttunde osaliselt läbi viia ka e-õppena. Ja õpingute lõpetamiseks on vajalik õppetööst aktiivselt osa võtta ja sooritada õppeainete õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel hindele arvestatud. Arvestusele pääsemiseks peab õppija täitma õpetaja kehtestatud arvestuse eelduse või täiendava tingimuse. Ja kursus lõpeb lõpueksamiga. Õppekava moodulid. Mooduleid on 4, on isikuandmete nõuete kohaldamise monitoorimine, mõjuhinnangu läbiviimine ja riskide hindamine, andmekaitsealase teabe haldamine ja IKT võimaluste rakendamine
ja küberturbe põhialused ja haldamine. Valikõpingutest on teil siis võimalik vaadata, mis õpperühma soov, enamuse soov on, siis sellele vastavalt tulevad valikõpingud. Oleme lisanud ka sellest aastast tehisintellekti võimalused ja ohud. Ehk siis saate rakenduskavas konkreetselt ära vaadata, mis on iga mooduli nii-öelda sellised alateemad, millest siis räägitakse. Ja meie õppekavad on siis väljas kodulehel, nii et loodan, et enne kui hakkate kandideerima, vaatate siis üle konkreetselt õppekava. Vastuvõtt toimub siis portfoolio alusel. Ehk siis te saate SAIS-is esitada avalduse alates 19. maist kuni 20. juulini ja selleks on teil siis vaja esitada sisseastumisavaldus, portfoolio ja muud nõutavad dokumendid. Eesti keele nõue on meil tasemel C1 ja inglise keele nõue tasemel B1. Ja loomulikult peate oskama kasutada siis infotehnoloogilisi vahendeid iseseisva kasutaja tasemel. Nii et palun vaadake siis vastuvõtu tingimused ja kord siit QR-koodiga, missugused need täpselt on. Portfooliote hindamine toimub 28 kuni 31 juuli. Ehk siis peale seda saame siis teha teile nii-öelda pakkumised õppimiseks. Olge siis kindlasti ka meie infoväljas. Kas selleks on siis Instagram, Facebook, LinkedIn või siis muud kanalid. Ja meie turunduse õppetool teeb väga vahvaid podcaste. Koolimajas on meil raamatukogu, garderoob, söökla. Saate kasutada tasuta psühholoogilist nõustamist, saate kasutada puhketoa või massaažitooli või siis sisehoovis lihtsalt värsket õhku hingata. Kontaktid on olemas meil ka kooli kodulehel, nii et küsige julgelt, kui sisseastumisega tekib teil küsimusi. Tere tulemast Tallinna Majanduskooli! Aitäh!